Igor. Ei ole, ma lihtsalt räägin. Aga võtame ja siis oleme valmis minema, vaatad siis lõppu. Kas sul on mingist taskut, kui saab teise objektiivi kaasa võtta? No põhimõtteliselt on. Kuskile, jah. Siia või? Jah, natuke veel. Jah, niimoodi. Nii, sinna ei ole midagi üldse tasast. Kas seal on ka all pokku või? On varahommik. Oleme sattunud kuulama jääkoori, mis laulab väga võimsalt. Ja tegime väikse peatuse, et jäädvustada kuud, mis on veel piisavalt kõrgel, et natukene ilmestada seda päiksetõusu eelset aega. Ja nagu näha, siis võttekoht on meil küllalt omapärane täna. Paati ega kanuud ei kasuta ja sumpame siin jää sees. Täna ilmselt lõpuks on ka lootus, et võib-olla tuleb natukene video mõttes sisukam päev, mida jälgida, et meil on kaasas hämmukid, priimus on kaasas, et hommikul filmime ära, päeval teeme väikese filmimeeste pausi, söögi ja siis õhtupoole, kui valgus läheb paremaks, siis suure tõenäosusega jätkame oma missiooniga. Ma tahan lõpuks sinna kaasikasse jõuda. Võta see kätte, jah? Ma võtan selle. Jep. Töö käib täies hoos ja hommiku filmimine toimus siis siin. Käisime siin vesisel lagendikul põõsaste vahel jääd ja kuud filmimas. Ja nüüd siis läheme natukeseks metsa vahele. Proovime ka sealt mingisuguseid selliseid stseene hankida. Ilm on igati toetav, mõnus kevadine värske õhk. Antsin viipas käega, vist jätab mu siia maha. Ja nagu ma ütlesin, siis ilmselt see päike liiga kõrgele tõuseb, siis need värvid lähevad sellise esteetika mõttes kuidagi kehvaks. Ja siis päevase aja me lihtsalt veedamegi kuskil mõnusas kohas pikutades ja süües. Ja siis, kui päike hakkab uuesti langema, siis muutume uuesti aktiivseks. Võib öelda, et omandame looduse rütmid. Loomadel on tihtilugu samamoodi. Kevadisel ajal võib-olla natukene vähem, aga suve poole läheb ta üldse nii, et keskpäeval ei viitsi üldse keegi midagi teha. Ja mulle tohutult meeldib see, et need sellised väga valjud jääraksakad, kuidas need kõik kajavad läbi selle metsa, kus pole puudel lehti, heli levib hoopis paremini. Kuskile siia me sukeldume.
Hindu läheb usutalitustele. Hamma. Pole lihtsalt. Oh, kui lahe. Hamma. Sinna perse kaudu. Palju on? On ruumi veel. Ma olen reaalselt tüki varmuki. Baleriin. Õnneks siin jõupran hoiab mind õhus natukese kergemini. Oi, jess. Pane, suru seda otsa maha. Seda või? Seda poolt jah, ma proovin mõlemad otsad loodi saada. Nurka või? Jah. Oota, stopp. Näitsi veel. Jah. Okei. Ma võtsin seda, mis kapis oli. Noh. Kapis palju ei olnud. Väga ei olnud. Sul on praegu spaatukuu või? Rahadega on süda. Aga no varsti hakkavad võrsed kasvama, igasugused vitamiinid ja looduses saab. Tegelikult on lahe, kuidas inimene harjub vähese toiduga ära. Mina söön nagu loom kogu aeg. Mul on nagu hirm, kui mul toitu ei ole, siis ma kardan nälja tunne. Kogu keha värisema. Nüüd on siis olukord selline, et tegime väikse hommikuse eine ja läheme edasi siis Tõramaa luhale ja natukene liigume seal kanuuga ringi veel, kuni veel sellist piiripealset valgust on ja siis juba tuleb selline keskpäev peale ja siis lihtsalt viskame ripppooditesse või ütleme siis pigem nagu võrkkiikidesse, et need on sellised lihtsamad pikali ja lihtsalt naudime, saadame selle päevase aja mööda ja siis juba vaatame, mis õhtuses valguses teha saab. Praegu oleme siin Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse juures. Ja taustaks mängib meil ööülikool. Fred Jüssi, pealisülesanded. Vot nii. Parem kontroll. Õhtu. Ekspeditsioonide ajas, kui mehed ohkasid ja ütles, see oleks ometi õhtu, saaks süüa ja magata. Oleme omadega siis sealmaal, et hommikune valgus on ära kasutatud nii palju, kui me seda oskasime. Tegime väikse söögi, tulime siia Tõramaale ja käisime jälle seal samas Rabaservas korra ja, ja nüüd siis tegime siidiussidena endale väiksed kookonid nagu näha ja teeme siin päikese käes väikse uinaku. Mina olen ka mingi paar tundi öösel maganud kõige rohkem ja tunnen, et see IQ hakkab alla minema vaikselt veel madalamale, kui see enne oli. Ja tuleb igati kasuks see väike uinak. Ja siis õhtuse valgusega kuskil seal kella 4 juba kannatab midagi tegema hakata. Siis
toimetame edasi. Vot nii. Rohkem mõtteid ei olegi. Aga nii me siin oleme. Kuna see on selline hästi lihtne hämmok või võrkkiik kõige lihtsamini isegi öeldes eesti keeli. Siin saab natuke need servad kokku tõmmata, saab valgust vähemaks ja ega muud ei olegi. Silmad kinni ja magama. Taevast saab ka nautida. Und pole. Ants lihtsalt mediteerib. On siin üks küsimus, aga pane kinni. Olukord on siis nii kaugel, et köögitoimkond onu Ants hakkab meil hakkima. Teeb oma leivanumbrit. Tatra värki. On siin vedelkütuse priimus käima pandud. Sööme kõud täis, lähme vee peale jälle, filmime kanuuga sõitmist ja vist isegi kasutame neid nunnusid võrkkiikisid ka mingis episoodis, ma sain aru. Akut on juba vähe, võib-olla ongi hea, ei saa lolli juttu ajada. Ja näitan väikseid juppe lihtsalt, mis siin õhtu toob veel. Üks puu või? Igal juhul võimsad kui mis iganes maja või asi. Võtnud kaua aega, esteetiliselt ilus, puhas, naturaalne. Palju see maksab? Selles mõttes kuidagi nagu suurema tähendusega. Enne ei saa ju öelda. Tundub nagu väga väärtuslik asi. Jah. Me oleme väga kitsaks selle värgi ajanud. Oma maailmas. Nii, nüüd on plaan selline. Mul on siin nöörid, mul on siin hämmok ja vaatame, kas me saame selle siia 2 puu vahele panna ühe stseeni jaoks. Kuhu poole ma näoga peaks jääma? Jalad sinna või? Samas sa võid niimoodi teha, et sa aerutad ja mina tegelikult lükkan tagant. Valisime siis välja võttekoha, kus teeme kanuusõidu ära. Mina pean olema lihtsalt ilus ja aerutama. Ja teeme seda siis seal kaugemal metsa ääres, kus on natuke rohkem puid vees. Näeb ilusam välja. Ja nii ongi. Kuna aku hakkab tühjaks saama ja päev ka lõppema, siis ma arvan, et kui siit mingisugust väga erilist olukorda just ei teki, siis sellega ma tõmban vähemalt tänaseks otsad kokku. Ja kes teab, kus see järgmine käik on või milline see järgmine vlogi saab olema. Tekib mingisugust küsimusi ja andke teada. Ega muud ei olegi, järgmise korrani.